saatke meile oma soov, siis jõuab see kindlasti ka teieni. Ja vaatame, et see apsti. Nüüd peaks olema üsna hästi näha kõike. Nii, tere siis ka minu poolt veel kord. Mina olen Kullatere lasteaias õppealajuhataja ja hetkel me oleme siis meie roboaias, kuhu me ootame teid kõiki külla, kes veel käinud ei ole. Aga täna me siis Jannega näitame seda maastikurobotit, natuke tutvustame erinevaid mikroskoope. Ja kõigepealt siis tutvustame maastikurobotit. Et need õpetajad ja lapsed, kes on tegutsenud Beeboti ja Bluebotiga, siis maastikurobot on neile kindlasti väga tuttav. Et siit pealt on nupud täitsa samamoodi nagu Beebotil ja Bluebotil, et edasi-tagasi, parem-vasak, paus, kõunupp ja siis mälu kustutamine. Ja siis ainuke erinevus selle Beebotiga on see, et saab õues kasutada maastikurobotit, et see on hästi äge. Et kindlasti kasutage õues, et tal kuskil ei lähe mingi puru siia kuskile alla. Erinevatel aastaaegadel saab kasutada, rühmas saab kasutada ja peale selle ta näeb hästi vinge välja ka. Et kindlasti väga paljudele lastele meeldib. Nüüd natuke räägiks siis nendest nuppudest, mis siin peal on. Aga laadimise koha pealt ka, et see laadimisjuhe, et laadimisjuhtmeks sobib tegelikult see sama juhe ka, mis on Beeboti ja Blueboti alustel, et sama juhe sobib ka selle maastikuroboti laadimiseks. Nuppudest siis ikka samamoodi, et siin on sisselülitamisnupp, helinupp, et nupud teevad erinevat heli. Ma lülitan selle välja. Siis edasi-tagasi parem-vasak. Mälu kustutamine, paus ja start. Ja lisaks on siis veel siin 2 rohelist nuppu. Ja nendest ma siis natuke räägin, kellelgi on mikrofon sees, vist vahepeal. Et see 2 noolega nupp, mis siin maastikuroboti peal on, kui see nupp ei vilgu ega põle, ta on lihtsalt nii-öelda tavaliselt, siis see tähendab seda, et kui me robotile anname käsklused, näiteks 2 korda edasi ja panen start, siis ta iga käskluse taga teeb pausi. Teeb paus ja teeb järgmise käskluse. Ma panen uuesti korraks. Teeb esimest korda edasi. Teeb paus ja siis... Nii. Nüüd, kui ma vajutan selle 2 noole nupu peale ja ta jääb põlema, siis pannes uuesti 2 korda edasi ja panen start, siis nüüd ta seda pausi enam robot ei tee. Teeb ühtlaselt selle programmi ära, et selline vahe siis on. Ja 3. variant on, et ma ütlen siia, ta hakkab vilkuma, siis tegelikult see vahe on nüüd näha pöörete peal ja maastikurobot pöörab 45 kraadi, kui siia vajutada. Et Beebot ja Bluebot on 90, siis maastikurobot on 45 kraadi. Ja nüüd ma panen 2 pööret, panen kõhu. Teeb sujuvalt edasi nimetud ja ta pöörab kiiremini, kui ma jätan tule põlema, panen uuesti, et siin sellist vahet nagu eriti näha polegi. Et need pöörded on natuke aeglasemad. Et selline vahe ongi. Kui keegi tahab küsida vahepeal midagi või uuesti midagi täpsustada, et siis andke julgelt märku. Ja et küsimused on siis kogu aeg väga oodatud. Kuna me ise natuke eemal oleme arvutiekraanist, siis võtke julgelt endal mikrofon maha ja küsige, et muidugi saab ka alati kirjutada sinna chati. Et nii, kuidas soovite. Ja siis see teine märk, see nupp roheline, see on takistuste vältimine, et kui see programm ära kirjutada ja robotil on ees takistused, siis ta hakkab otsima nii-öelda väljapääsu. Et kui see on sisse vajutatud, selle mustan ära, et siin Janne teeb neid takistusi. Et vaatame. Lähe sinna välja, tule. Nii. Minu idame on. Et ta näeb, et takistus on ees, siis pöörab ära. Et otsib endale väljapääsu. Nii. Võtame takistused eest ära, siis saab programmi ära teha. Nii, ehk siis
ehk siis see nii-öelda see noolekene, mis on kõver, et see on takistuste vältimine ja siis 2 noolt, et kui ei põle, siis teeb iga käskluse järel robot pausi. Kui see põleb tuluke, siis ta teeb programmi sujuvalt ära ja nii-öelda pöörab aeglasemalt natukene. Kui on vilku tuluke, siis teeb pöörded kiiremini. Nii, vahepeal saime küsimuse ka, et kas maastikurobot on veekindel ja kas vihmaga võib õues kasutada? Head küsimused, nii et Anne saab vastata. Et ütleme nii, et veekindlus on mingil määral ikkagi olemas, aga päris suurest lambist nüüd ei julgeks mina sellega läbi sõita. Ma ei tea, Jana, kas sa oled katsetanud? Me oleme vihmase ilmaga sõitnud, kui tibutab ja väike vihm on, siis ei ole probleemi. Aga kui ikka korralikult vihma kallab või tee on üleni märg, siis ikkagi pigem ei soovita, et sellist väga kindlat korpust tal ei ole, pluss tal on üleval ikkagi augud sees, et siit võib see vesi kenasti sisse minna. Aga jah, mõõdukas niiskemuru ei ole probleem, et selline väike uduvihm ei ole samuti probleem, aga päris suurtest lampidest ei soovita läbi minna. Siis teine kasutamisvõimalus maastikurobotile on käsulugejaga, et kindlasti see paljudes lasteaedades on olemas käsulugejad koos Blueboti robotiga tulnud, et saab roboti ja käsulugeja ära ühendada omavahel. Ja nüüd on, kui muidu keerab robot 45 kraadi, siis kui ta teeb käsuplaatidega programmi, siis siin on 90 kraadi pööramine. Et selline väike erinevus on ka. Ja maastikuroboti samm on 20 sentimeetrit, et Beebotil oli 15, siis maastikuroboti samm on 20 sentimeetrit. Ja nüüd siis samamoodi, et proovime ära ühendada, tuleb siit alt käsulugejad üle panna, vajutada sellele sinisele nupule ja nüüd ta hakkab robotit otsima. Nii, ja kui robot on oma ühendatud käsulugeja, siit pealt tekivad sinised tulukesed. Ja nüüd siit pealt enam ei kirjuta programmi siia, ei vajuta nuppe, et programm tuleb nüüd käsulugeja peale. Ja kuidas siis on harjunud, et kas ta kirjutab niipidi programmi, kirjutab ülevalt alla programmi, et kuidas keegi harjunud on. Et ma panen siin ühe edasi, võtame 2 edasi ja siis pöörata. Kui on plaadid ära pandud, siis saab siit käima panna. Nüüd ta teeb pausi iga selle käskluse vahel. Ja nüüd on siis pööramine, on 90 kraadi. Kui enne oli 45 ehk pidi 2 korda, siis nüüd on 90 kraadi. Ja jälle omavahel saab ühendada 3 käsulugejat selle USB juhtmega, panna siia järgmine, et 30 siis käsklusse panda. Ja kui on nutikamad lapsed, siis kasutada lisaplaate, seal sulgusid, kordusi, et jälle hästi-hästi palju kasutamisvõimalusi. Et nüüd me ühendame lahti selle. Ja siis tegelikult seda saab kasutada, tal on sammu pikkus on 20, et Beeboti, Blueboti mattidega vist väga ei saa kasutada, aga Dashil on Eesti kaardis suur Eesti kaardi matt, et meie oleme selle peal kasutanud maastikurobotid. Ja kolmas kasutamisvõimalus on tahvelarvuti. Saab äpiga programmeerida maastikurobotid. Sul ütlesid välja sellega? Okei, nüüd panen korraks siit. Et küsige jälle vahepeal, kellel on küsimusi. Et ma kohe tulen näitan. Eelmine kord meil oli küsimus tahvlil, et meil on Apple'i seadmed, et siin väga probleeme pole, et aga eelmine kord reedel koolitusel Janna räägime kogu mõtsi. Ja oli siis Android tahvel kasutusel ja ütles, et ei tunne maastikurobotit ära. Et mis aitas kiiresti oli lihtsalt update. Et kui teie tahvelis olev rakendus siis ei tunne ära maastikurobotit, siis kindlasti uuendage seda rakendust ja siis probleem täitsa kiiresti laheneb. Et ma vahepeal, ma ei tea, ma tulen siia lähemale, et selline roheline maastikurobot on see peal, selline roheline äpp on. Nimi on Rugged Robot. Ma panen selle kohe siia vestlusesse ka kirja. Ja, et tuleb siis jälle arvuti lahti teha, robot sisse lülitada või nutiseade ja telefonis ei saa kasutada. Oli nii, on ju? Et telefoni ei saa seda äppi tõmmata, et tahvelarvutis.
Kui te panete stardi peale siin rakendust, siis ta kohe tuleb siia nimekiri, et mitu robotit on sees, et nad hakkavad teineteist otsima, siis kui on mitu maastikurobotit ja kõik on sisse lülitatud, siis mina soovitan panna robotitele nimed. Et mina olen siia pannud maastur 1, et ma peaks siia ka kleepsu peale panema, et muidu kui ma siit võtan need 2 maastikurobotit, lülitan sisse, siis mul võib tekkida arusaamatus, et milline robot on tahvelarvutiga ühendatud. Vajutan Connecti peale ja siin ongi see võimalus, kus saab ümber nimetada robotit. Ja jälle, kui on tahvelarvuti on ühendatud robotiga, siis robotil läheb sinised tulukesed tuleb peale. Ja siin on erinevaid variante. Et ma näitan, kui nüüd jälle nuppude pealt robot ei tööta, on siin läbi, ma ei tea, see natuke peegeldab vist, et ülemine variant, siin on 3 erinevat varianti. Panin esimese step by step variandi, ehk siis see on täitsa roboti pealmine tekib siia. Siin on nüüd ainult edasi-tagasi, parem-vasak, teisi nuppe siin ei ole ja kõuga, et vajutan siia peale. Edasi. Siin on mul salvestatud ka, ma pärast näitan, et me eelmisel koolituse salvestasime, et ma vajutan peale. Edasi. Et ma olen salvestanud siia ka käskluse, et saab juurde rääkida. Ja nüüd, kui ma vajutan tagasi ka kohe, robot kohe teeb. Et siit pealt me jälle ei vajuta. Nüüd teine variant on see, kus saab terve programmi valmis kirjutada. Ja siis panna start ja siis robot teeb selle programmi, mis talle siia valmis on kirjutatud. Ja nüüd on siin nähtavale tulnud ka pausimärk ja siis mälu kustutamine. Panen siin edasi. Ja siis nii vaatama. Ma loodan, et nüüd laua peal taga maha ei sõida. Kirjutasin programmi ära, panen go. Edasi. Et ma olen terve programmi ära teinud, kirjutasin. Edasi. Ja robot siis tuli tagasi. Et eelmisel oli nii, et kui vajutate kohe robot liigub, siis keskmine variant oli see, et teete programmi valmis siia ja panete go ja siis robot teeb selle programmi ära. Siin kõrval need käsklused. Et selline variant. Nii. Ja 3. variant nüüd toob nähtavale siis selle takistuste vältimise märgi, siis need nooled, et nagu alguses me rääkisime, et kas ta siis teeb käskluste vahel pausi või sõidab sujuvalt ja lisaks on kordus ehk siis nagu käsuplaatidel on need kordused, et kui on selline programm, et robot peab 5 korda edasi sõitma, siis ei pea vajutama siia 5 korda edasi, vaid panete 1 kord edasi, vajutate siia kordusnupu peale, siia tuleb selline mummukene. Näitan siia, võib-olla siit on näha, siia sellele tuleb väike mummukene. Ja siis saab panna, ta läheb oranžiks ja saate panna, et mitu korda peab edasi sõitma robot. Et selline variant siis on, et see on selline kordusmärk on siin ja edasi selle programmi kirjutada. Edasi. Seda vist üks korda alla. Et jah, selline variant, et saate kordused panna, et selline nii-öelda edasi jõudnud lastele juba, et kes on hästi nutikad, et sellist keerukust juurde lisada. Et sellised 3 varianti. Siis ma näitan veel korraks. Ma käin edasi-tagasi, et siit nii-öelda selle seadete märgi alt, kui te vajutate, tulevad sellist 4 rohelist aknakest, et vajutades siia nuppude aknakese peale, tekib see edasi-tagasi parem-vasak, et siit saab võtta ära, kuidas ma siis ütlen, et kui te siia peale vajutate, see nupp läheb heledaks, ehk siis nüüd enam edasi nupp ei tööta. Et kui nutikamad lapsed kirjutavad programmi, siis ta saab kasutada ainult tagasimärki ja parem-vasak. Et siit saab, nüüd ma panin tagasi edasi, kasutan nüüd, ma näiteks panen selle step by step programmeerimise, siin edasi nuppu ei olegi, on ainult tagasi, saab tagasi minna meile. See edasi nuppu ei tööta. Et saab nendel nuppudel nii-öelda võimu ära võtta. Ja see edasi, mis mul siin enne käis, ongi see, et vajutate siia voice nupu peale ja siis tekivad sellised väiksed mikrofonid iga nupu juurde. Mul edasi oli, ma saan tagasi panna. Et vajutan siia tagasi noole peale. Tagasi. Nüüd ma saan tagasi. Selle halli mummukese pealt ma saan kontrollida.
et kuidas see hääl jäi. Lastele saab võib-olla mingeid programmisid, koode kirjutada, et anna mingid märksõnad ja numbrid või jah, mingid tehted. lilled ja loomad ja. Et nüüd mul on edasi, siit, tagasi. Ja hääl tuleb siis sellest nutiseadmest, et robotil ei ole kõlareid, et robotilt ei tule see hääl. Hääl tuleb siit nutiseadmest. Vot sellised kasutamisvõimalused. Et mina küll soovitan hästi, et hästi palju kasutamisvõimalusi. Seda saab õues kasutada, et kui neid eelmise Piivot oli toas kasutamiseks, siis siin on jälle üks selline võimalus juures võtta õueda, kes saab pealt programmeerida, nutiseadmega programmeerida, käsulugejaga. Et hästi palju kasutamisvõimalusi ja kindlasti lastele väga-väga meeldib ja suurtele ka. Ja kuidas siis saab, et nagu täpselt, et kas koode kasutada erinevaid programmeerimiseks, õues erinevaid labürinte ehitada. Ta sõidab tegelikult päris hästi maastiku peal. Meie sõitsime sellise samblikuse maastiku peal, et väga hästi sõitis. Või kellel on liiklusväljakud näiteks õues, et sellist liiklemist koos lastega õppida. Et hästi palju kasutamisvõimalusi ja kindlasti lastele meeldib. Või kui on spordiväljakud õues, et saab seal peal kasutada. Aga kui suurtest takistustest teile sõidab? Meie oleme proovinud sellised 6-7 sentimeetrit, et panime need pehmed padjad, kus lapsed peal istuvad, et te katsetage, et mõnda ta loeb takistusena, kui on madalam, siis ta ei võta teda takistusena. Et tasub, et poistele ja tüürukutele ka kindlasti meeldib ehitada õues selliseid erinevaid labürinte, kas takistustega või ülesõitmisvõimalustega. Ja siis on selline lisavidi, mida sai Janne tutvustada. See on nüüd maastikuroboti andmelugeja, et loeb ta siis valgust, niiskust ja temperatuuri. Et kus ta meil nüüd siin sisse läks? Ekraan on hästi-hästi pisikene ja peale käib ta siia niimoodi. Et kui nüüd see maastikurobot saata edasi, siis ta hakkab neid andmeid lugema siin peal. Ja siin saab siis vaadata, et milline see nii-öelda laivis on. Saab alustada lugemist ja lõpuks siis saata need andmed arvutisse ja arvutist siis vaadata, mis siis maastikurobot erinevates kohtades luges, et kuidas valgus oli, mis temperatuuri muutused olid ja kuidas siis õhuniiskus muutus olenevalt siis sellest trajektoorist, mis maastikurobot läbis. Et selline hea väike lisavidin, täitsa mõistliku hinnaga ja saate alati endale juurde vaadata. Nii, kas kellelgi on küsimusi tekkinud vahepeal? Ja kuna selle maastikuroboti vist endal Mati nagu sellest ruudustikuga ei ole, et siis saab alati lastega näiteks selline matemaatikat saab väga palju õppida, et seda sammu pikkust, et meie oleme sellised nöörid valmis tõikanud või karvatraadist 20 sentimeetrist jupid, et siis saab laps enne nendest juppidest raja valmis teha, siis vaadata mitu korda mingit käskluste vajutama peab ja sihuke hästi tore ja mitmekesine vahend, et soovitan sellised väiksed 20 sentimeetrised jupid valmis lõigata. Vahepeal tuli küsimus. Liivakasti maastikurobot. Selles mõttes, et saab ikka natuke, et kui väga selline pehme ja pritsi liiv ei ole või selline madalam, et kui on väga selline kohev liiv, et eks ta seal jääb ikkagi kinni, et hakkab ringi käima. No nagu auto ikka. Ja liivaga on ikka see, et need liivaterad lähevad igale poole, kui nad leiavad tee. Et päris jah, sellise pehme liiva sees ma ka ei soovitaks, et pigem kui on, ma ei tea, kas või niiske on nüüd või vihma sada nüüd järgmine päev. Et siis jah, et mingi raha ikkagi saab ja liiva sisse teha. Aga jah, sellise kuiva liiva, süga paksu kuiva liiva sees. Ma arvan, et ta ei lähe väga hästi edasi. Või lähevad need liivateras lihtsalt igalt pool. Õues on muidugi, see on teine lugu, et sfeera on ju, et seal pole ühtegi seda saa ega auku peal. Sellega võib igal pool katsetada. Kui tuleb mingeid küsimusi veel, et siis saab
Ja, et küsida, et meil eelmine kord oligi see arvuti küsimus või tahvelarvuti küsimus, et tahvelarvutisse saab selle äpi tõmmata, aga telefoni ei saa. Seda maastikuroboti äpi. Vot, aga siis nüüd me tõstame arvuti siiapoole. tõstame. Mikroskoobid. Nii, paneme siit mõne mikroskoobid. Võtame ette siis 3 mikroskoopi. Et miks meil siin hetkel on 3? Ongi see, et TTS-il on 3 mikroskoopi. On siis juhtmega EasyScope mikroskoop, siis on juhtme vaba. Need on siis põhimõtteliselt samad, aga lihtsalt üks on juhtmega ja teine on ilma. Seda saab siis kasutada äpiga ja pilti näha siis telefoni või tahvli ekraanilt. Ja kolmas on siis ekraaniga ja ilma juhtmeta. Ehk siis seda saab kõige mugavamalt kasutada. Ja näed kohe siis pilti siin samas ekraanis. Hästi tähtis, oluline info. Kui te panete mikroskoobi tööle, hoidke rahulikult seda nuppu all. Kui te litsute seda kõvasti, siis see läheb väga kergesti katki. Sisselülitusnupp. Just sisselülitusnupp. Ja kõikidel on peal siis pildistamisnupp. Ja kui te pakist välja võtate, et minul oli just selle mikroskoobiga, et ikka need läbipaistvad vidinad ka, et mina ka alguses võtsin selle lahti, ma ütlesin, et kui seda peab käega kõrgemal hoidma, et teinekord jääb see nähtamatu seal märkamatuks, et seal on plekid. Ja ilusasti muidu ta on, kui ta täiesti vastu lauda on, siis see pilt on täiesti udune. Et tal on vaja natukene seda kõrgust vahele ja siis on pilt ka ilus. Nii, kuidas siis me kõige paremini näidata saame jälle? Et need erinevused on ka see, et me oleme nüüd proovinud siin mitu päeva, et seda juhtmega me ikkagi soovitame kasutada arvutis, kas läpakas või siis suures arvutis ja näiteks kellel on rühmades suure arvuti küljes veel interaktiivsed ekraanid, et siis on nagu eriti äge. Et äkki sa kõigepealt näitadki seda. Tuleb alla tõmmata äpp, eks? Ja, Xplove äpp. Panen kohe siia chati ka, et kes ei ole tõmmanud, võite kohe endale tõmmata. Töötab ka telefonis väga hästi ja kõigil, kellel on siis juba mikroskoop käe pärast, siis võtke endale ette ja hakake katsetama kohe samal ajal koos meiega. Ja kui meie proovisime endal lasteaias tõmmata seda äppi arvutisse, siis Tieto abiga, et me ise ei saanudki, et pidi Tietoga ühendust võtma, et Tieto aitas selle äpi siis tõmmata arvutisse, kui on mingi lauaarvutist käib jutt. Selle väikse mikroskoobil on väga, minu arust on väike, aga hästi tubli, et just see, et sa saad pilti panna sealt. Mikrofon läks kinni jälle. Et pilti saab panna just arvuti ekraanile, et see on ju palju suurem kui telefon, palju suurem kui tahvelarvuti, et see on nagu väga-väga äge. Ja eriti, kui see lastele mikroskoop kätte anda, et siis neile väga meeldib enda nahka vaadata ja zoomida saab siis pealt, et need kõikidel on see zoomimine on siin peal. Vaata, mu naha vahel on. Jah, et Janne näitab siin oma käe. Kreem. Jah, et nagu mega äge on vaadata lapsele enda juukseid, kuidas juuksed kasvavad. Julgemad tegelikult panevad ka silma, et korraks on valge, et midagi hullu ei juhtu. Ja siis ütleme, et õues siis, kui lapsed korjavad erinevaid, kas ütleme, et kui on see õppeaiandus, et erinevaid seemneid uurida, mulda, liiva. Liivaterad ju jäävad hästi väga suured, et kui siit vaadata, et näiteks kui Anne paneb siin suhkru peale, et siis on need suhkru sellised kristallid on näha väga hästi, mida palja silmaga ei näe. Siis on erinevad, ütleme, tangaineid, mida saab vaadata, et siin on manna. Et või näiteks kui kõige varem minu arust on see, et kui sukapüksi peale panna, et mul ei ole võrksukad jalas praegu, aga lihtsalt see 43 korda suurendavad, 43 korda suurendavad need kõik mikroskoobid. Et hästi äge, et see väike on tegelikult ka väga äge ja siin peal on nupp, siis te saate pildi teha, et kui te arvutis selle äpi lahti teete, siis need pildid sinna kõrvale kohe salvestuvad.
ja kui te panete esimest korda mikroskoobi, me proovime siis ja küsitakse parooli, siis parool on kõikidel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et kui küsitakse parooli. Ja siis saab sealt edasi minna. Aga nüüd me saame näidata neid teise mikroskoope, eks, et... Panen siit need slaidid igaks üks tagasi. Võtan selle tagant ära. Ja nüüd vaatame. Kas te näete suurelt nüüd slaide või jah. Slaide või meid on? Vist näete meid tundub. Aga ennast näete, kuidas ühendatakse. Ja, ühendamine on nüüd niimoodi, et võtate ehk seaded ja pole vist eriti näha, aga otsite üles Wi-Fi. Ja mikroskoop tuleb sisse lülitada. Ja mikroskoop on sisse lülitatud ja siis leiab, meil võtab jälle aega, leiab see nutiseade, olenevalt siis, kas ta on teil telefon või on tahvel, võtab pisut aega. Eelmine kord me nägime ka seda, et tahvelarvuti otsis kuidagi seda X-Proview või seda kaamera mikroskoopi Wi-Fit päris kaua, aga telefonis näiteks sain ma üsna kiiresti selle üles leitud. Ja kui on üks mikroskoop ja mitu seadet, siis saabki kõik ma ei tea, näiteks 3 tahvelarvutit, 1 telefoni, et kõik saab ühendada ühte mikroskoopi. Et näitan siis telefonist, et kui ma võtan seaded ja Wi-Fi, et ta leiab kohe üles siis selle X-Proview mul, ühendan sellega ära ja kui ta on ühendatud, siis võtan lahti X-Proview rakenduse ja siin ma siis näen oma telefonis kohe seda. Issand, ühe käega on väga raske seda teha. Nüüd ma jätan sinu siin zoomima, et see on siis kõik minu telefonis on siis näha siis see pilt. Ja ekraani peal on ka sinna. Ja on näha ka mikroskoobi ekraani peal see. Et praegu on küll hästi pahasti näha, aga põhimõtteliselt siis ta nutiseadmega on selliselt leitav. Ja ma ütlen selle ka ära, et kui on ruumis hästi palju erinevaid robotis, mõnikord juhtubki nii, et tuleb uuesti sisse välja lülitada kõik, jälle uuesti proovida, et alguses mitte alla anda, et praegu mulle tundub, et ma siin sain ühendada. Et näete, et meil on nüüd 3 kohas tuleb, et minu siin tahvlis tuleb ka. Janne, asa meid ära. Ja ma panin kinni. Jah, et nüüd ma sain ära ühendatud. Et siin peal on see pilt, on ju. Et üks mikroskoop ja mitu nutiseadet sama pildiga. Et näete, ma panen siia manna peale, et ehk siis, kui on näiteks üks mikroskoop rühmas ja ka 4-5 seda tahvelarvutit, et siis saab ühendada selle ühe mikroskoobi mitme erineva nutiseadmega. Ja lastele saab teinekord teha, et mina olen välja printinud need pildid, sellised just nagu pildi välja printinud ja nad peavad ära arvama, et mida ma suurendanud olen siin. Ja siis saavad pärast ise ka uurida. Et selline tore kasutamisvõimalus, et just, et õues saab lehti vaadata, putukaid saab erinevaid vaadata. Siin on mõned putukad. Et korjata siin lasteaias, kas soojade ilmadega rohkem putukaid. Võiks neid putukaid näitame teile selle pisikese mikroskoobiga, sest need on tõesti hästi põnevad vaadata, et siis te näete ka kohe, et mida on hea uurida. Et siin on siis, mis putukes see on, kes see tunneb ära? Mis te arvate, kes see on? Putukatiib on näiteks ja üks. See on Triinu. Kas keegi vastas ka meile? Ei vastanud. See on lepatriinu.
ja siin on üks, kas see on koiliplikas või? Hästi. Et igal juhul, et kellel on mikroskoobid, et hoidke juba sellised purgid valmis, et teinekord on äge just putukaid uurida lastele, et väga meeldib. Lisaks sellele, kui nad saavad enda nahka ja juukseid ja muud loodust uurida. Me eelmine kord rääkisime ka sellest variandist, et seda väikest mikroskoopi on võib-olla võimalik selle vahejuhtmega ühendada kuidas me siis Android, näiteks Samsung tahvlisse, ma tean hästi paljudes lasteaedades on need Samsung tahvlid, et see sama juhtmega, siis mina teen ausalt, et ma proovisin mitu päeva, et minul ei õnnestunud, et ta ikkagi lugenud, et mikroskoop hakkas tööle, aga siin selle vahejuhtmega võib-olla on asi juhtmes, aga mina seda tööle ei saanud. Selle siis saab panna ühe otsa siia ja teine siis Android tahvlisse. See on USB äpp. Just. Ja mina olen jälle seda näinud, et iPadi on seda tehtud, aga ma ei ole ise järgi proovinud, et ma ei saa nüüd 100% kindel olla, et kas see oli Lenovo. Jah, Lenovo oli. See oli Lenovo tahvel, jah. Et Lenovo tahvlist oli, et Apple'i toodetes ei ole seda USB äppi. Et me ei leidnud seda sealt nagu välja tulnud. Ehk siis see juhtmega mikroskoop, see on kõige parem kasutada lauaarvutis ja sülearvutis. Kui kellelgi õnnestub selle vahejuhtmega panna ta ka mõnda tahvelarvutisse, siis läheb USB äppi, tuleb kasutada. Et siis saaks ka õues kasutada seda mikroskoopi. Aga õues kasutamiseks pigem siis need juhtmevabad mikroskoobid. Nii, ja kui nüüd vaadata neid kahte mikroskoopi, mis on mõlemad juhtmevabad, siis kui te mõtlete endale juurde neid mikroskoope soetada, siis kumba, Jana, sina soovitad? Mina olen harjunud selle ilma ekraanita hetkel, et see on hästi vastupidav, me oleme seda kasutanud ikka väga palju aastaid juba seda ilma ekraanita, et see ekraaniga on meil tulnud nüüd juurde. Samas, ütleme niimoodi, et ekraaniga on äge, kui on mitu last näiteks või täiskasvanud, et kui laps ise paneb endale selle pähe siia, mida nad tahavad vaadata või nahka, et siis kipub see ekraan võib-olla teisele poole minema, aga samas jälle koos sõbraga ta on hästi äge ja see annab nii palju juurde, et see ekraan siin peal on. Samas tegelikult mulle need mikroskoobid kõik väga meeldivad, mina vaimustasin sellest väiksest mikroskoobid, sest et ma olin aastaid kasutanud seda ilma juhtmeta, siis see pilt on minu arust nii äge, et sa saad selle just seal lauaarvutil on ju nii suured kuvarid, et see pilt tuleb väga suur, mida sa suurendad hetkel, et igal juhul, et kõigil on oma plussid, et pigem, ma miinuseid ei oskagi välja tuua, et pigem on omad plussid kõigile, et tore, kui midagigi on lasteaedades olemas, et saab hästi palju ägedaid tegevusi teha. Ja õues siis kindlasti ka andke lastele kätte ja las lapsed siis avastavad, nad õues leiavad nii palju asju, mida avastada, et ma ei tea, siia on ikka mustusel üsna raske sisse minna ja lapsed on päris leidlikud, et nad leiavad hästi põnevaid asju. Nii, vahepeal üks mure juhtmevaba ekraaniga mikroskoop ei ühildu uuemate Android tahvlitega. Android 10 samuti ei ühilda lauaarvutiga, Windows 10-ga ega enamus lasteaedades just need seadmed. Ma soovitan hästi soojalt uuesti proovida, sest Android 13 tuli välja või laadige endal kõige uuem Android. Ja kui mina proovisin eelmisel neljapäeval Android 13-ga, siis see töötas ideaalselt. Et 11 vist oli, millega ta ei töötanud. 10, 11 ei tööta, 12 ka vist ei tööta. Ja ma ei teagi, sul on olemas Android kohe. Ma ei tea, mis number mul see on. Aga sa võid rääkida. Vaatame kohe järgi, kas läheb tööle. Et ma tean, et see probleem oli hästi suur ja sellepärast saitegi te kõik endale ekraaniga mikroskoobid, et teil oleks võimalik neid kasutada, et vähemalt te näete ekraani peal pilti. Ja mul on aega. Muid asju näidata. Et viimati oli see katsetus mulle, et Android 13-ga see töötas. Et kas kellelgi on Android 13
või kas kellelgi on üldse Android seade, teid on siin praegu üle 100, et kas kellelgi töötab Androidiga? Sellise. Täitsa ükskõik. Või olete te kasutanud seda juba või on kõik ootel? Ja siis on ju see wifi märk siin nurgas ka, et ma vaatan. No, vaatame kohe järgi. Mul ta ei pakku, läheb aega, et me saame nii kaua rääkida edasi, et ma pärast tulen tagasi. Et tuleme siis jah. Vaatame. Hiljem tagasi. Ja siis alati, kui te siis selle rakendusega ühendate, siis parooliks siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et kas ühendamine oli kõigile arusaadav või jäi kellelgi mõni küsimus? Et kuidas siis see mikroskoop ikkagi ühendada selle arvuti või tahvliseade külge? Kõikidel, kõik hästi. Et võiksite üle korrata. Et kõigepealt siis avata oma nutiseadme, olgu selleks siis tahvel või telefon. Otsite üles seadmed. Minul on siis siin. Lähete Wi-Fi-sse. Ehk siis, kui Wi-Fi on ilusasti leitud, Wi-Fi on siin. Ja nüüd ta otsib teile selle Xplore View. Ütleb, et internetiühendust ei ole, mis on täiesti okei, sest meil on vaja lihtsalt pilte edastada. Minul ühendab ta kohe automaatselt ära, sest ma olen seda juba kasutanud. Esimesel ühendamisel siis ühendamiseks vajutage ühendage ja pange parooliks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kui on ühendatud, siis otsite üles oma telefonist Xplore View äppi, avate selle ja näetegi seda, mis te siis parajasti oma mikroskoobiga vaatate. Et kui ma vaatan siin tangutera siis või suhkrut, siis tuleb siia see terake. Ja mikroskoobil siis teravustada saab seda sinist keerates. Et sellepärast on 2 kätt väga vaja kasutada, et pilt teravaks saada. Et siis on see pilt ilmub siia ekraanile ja ilmub pilt ka telefoni või tahvlisse. Ma vahepeal sain ühendatud selle Samsungi tahvli, et ta ühendas ära mikroskoobi, aga pilt tuleb niimoodi hästi hilinemisega ikkagi. Mul tuleb meelde, et me korraks proovisime ka, kui meil need mikroskoobid tulid, et pilt tuleb hilinemisega. Ma korra vaatan, mis sul on. Et 8, kuskil 8 sekundit jõuab pilt, et kui teistel jõudis, ütleme, Apple'i seadetega või talle see peale tuleb kohe pilt nüüd ja kohe, siis siin Samsungi tahvlis, kui ma praegu proovisin, ma tegin täna kõik uuendused ära, minu jaoks on see. Kus sul see seaded on? Et siis jah, et ta pilt tuleb hilinemisega, et ei ole nagu kõige mugavam hetkel kasutada. Et võib-olla ma saan ka veel uuendusi teha, et ma ütlen ausalt, et me kasutame Apple'i tooteid, et sellepärast need on tunduvalt mugavamad olnud. Et kui ma telefonis kasutasin, kas oli Samsungi telefon ja oli Android, on võimalik Android 13, peaks olema. Et siis sellega ta toimis, aga nojah, siin on ju hoopis mingi teine Android ja tahvel ja telefon ei ole sama, et proovige, kellel on Samsungi telefonid või ükskõik mis muud Android telefonid. Proovige, kas telefonidega töötab ja tegelikult oleks hästi tore, kui te kirjutate meile kas või niisama e-maili, et janne@insplay.eu, et kellel töötab, kellel ei tööta, siis me saame edasi selle probleemiga tegeleda, kui on probleeme, et kui te olete kõik uuendused ära teinud ja ikka ei tööta. Muidu lihtsalt jääb see lahendamata. Et andke meile teada kindlasti. Nii, kas teil on vahepeal tekkinud veel küsimusi? Ei. Natukene aega veel, et... Huvitav, et lauaarvutil Windows 10-ga ei ühildu.
minul on küll Windows 11, aga see töötab ideaalselt, et seda peab ka vaatama. Ja, et me uurime, et Vaatame neid. Mhm. Aga siis on veel üks tore uudis, et ma panen nüüd, vahetan slaidid jälle siia ette, et TTS-il on tulnud üks hästi tore robot välja. Kas te näete seda video, mis hakkab nüüd käima päris korraliku häälega? Panen selle hääle maha. Ja roboti nimi on siis Sära ja Mine ehk siis Go and Glow. Ja see on siis mõeldud kõige pisematele, et selline 10 kuud kuni 3 aastat, aga miks mitte ka 4-5, kui nad tunnevad huvi selle vastu. Et robot siis ise on selline, et tal on 4 nuppu, on edasi-tagasi paremale vasakule ja iga nupp siis teeb häält, särab ja pimedas suurepärane kasutada. Et ma ei tea, Jana, kuidas sul, mis tunded tekkisid, kui seda robotit esimest korda nägid? Mul tekkis see, et me kindlasti tahame proovida sõimes, et kes on sõimes proovinud siis Beeboti, Blueboti, maastikurobotit, et ikka see laps tahab sakutada ja raputada, et ta ootab seda, et ta saaks rohkem vajutada ja kaasa teha, siis ma arvan, et see sõimes tundub päris äge. See valgus ja see heli, et need ju lastele on alati meeldinud väikestele sellist helidega asjad, et tundub väga põnev. Et meie kindlasti tahame proovida seda robotit sõimerühmas. Ja oma suuruselt peaks olema siis umbes sama, ma arvan, nagu maastikurobot, aga pisut lihtsam, et meie ootame ka siin oma esimest näidist ja siis saame sellest robotist isegi rohkem teile rääkida. Kui kellelgi on küsimusi selle kohta, siis võib kohe küsida või võib julgelt ka alati kirja saata. Ja materjalid siis teile ka, et tegime maastikuroboti kasutamise äpp, on Raged robot. Aga materjalid, et kus te siis saate ideid maastikuroboti kasutamiseks? Noh, siin iseseisvalt siin slaidid jooksevad või ma andsin teile võib-olla loa neid liigutada, et siis liiguvad kõikidel need slaidid. Et insplay.eu/VIP materjalid. Ja siit siis saate endale alla laadida maastikuroboti õpilugude raamatu. Ja eelmisel aastal meil oli selline tore võistlus nagu robootikadega. Robootikadega. Et seal siis kindlasti teist, kes siin kuulavad, osalesid mõned õpetajad, lasteaiad, et me saime hästi palju, mingi 175 lugu vist kokku üldse robotitest, et väga põnevaid lugusid saime. Samamoodi on ju RoboOlümpialood, mis on ka näha robootikalasteaias grupis, et seal oli ka maastikurobot. Et selliseid põnevaid ideid, mida siis lasteaedades on lastega läbi viidud, õppetegevused erinevad, kasutamisvõimalused, et kindlasti uurige. Ja lisaks siis maastikurobotile on olemas ka tegevused siis Beebotile, Bluebotile, MTine'ile, Osobotile ja Coding Expressile. Ja ma arvan, et äkki umbes 6 aja pärast siis teeme uue maastikuroboti väljakutse, et siis kindlasti võtke kõik osa sellest. Ja panin siia vestlusesse ühe lingi veel. See on siis mikroskoobi õppejuhend, et seal on siis ka ideid, mida mikroskoopidega teha. Ja seal on siis nii juhtmevaba kui juhtmega ehk siis nende 2 mikroskoobi kohta erinevaid ideid. Ekraaniga mikroskoobi kohta eraldi ideid ei ole, aga kuna need tegelikult on sisuliselt üks ja sama, et peamine on ikkagi see, et saab seda maailma hästi lähedalt näha, siis ideid saab sealt kõikide mikroskoopidega kasutamiseks. Need õppematerjalid saate alla laadida,
näiteks, et just. peate seal oma andmed sisestama ja siis saab alla laadida need. Ja selle mikroskoopide õppejuhend on lihtsalt alla laetav, et seal oma andmeid ei pea laadima. Ja siis oleme ka Betil külastamas Londonis BET 2022 messi. Et kes osalevad, siis andke kindlasti endast teada, et seal on olemas TTS stend ja Lego Educationi stend, et seal siis on kõike võimalik näha ja katsuda. Ja nüüd palun teie küsimusi. Et kellel veel on olemas ükskõik kas või mille kohta, et nagu te näete, siin Jana selja taga on hästi palju erinevaid vahendeid. Et me võib-olla saame Jannega aidata, et üldse kas on robotiga mingi probleem või selles mõttes, mis on nagu hästi palju ette tulnud, et ütleme Osoboti, Beeboti, Bluebotiga, et neid tuleb kasutada. Et seistes robotid see on nagu lasteaiad muutuvad kurvaks, et kui robotid väga kaua seisavad, siis nad ei pruugi enam nii hästi töötada, et nad tahavad aeg-ajalt ikkagi, et eriti Osobot just, et tal see aku tahab seal laadimist ja tegutsemist, et võib ette tulla mingeid probleeme või hakkavad need Beebotid, Bluebotid niimoodi laperdama natukene, et ikkagi kasutage neid, et nendega saaks tegutseda ka uuel õppeaastal näiteks ja kui on mingeid probleeme, siis võib vist Insplay poole alati pöörduda, kui mõne robotiga, mis on lasteaias olemas, et on probleeme, et siis võib alati pöörduda ja küsida, et võib-olla saab midagi kas parandada või korda teha. Ja siis, et kuna need 2 robotit, TTS-i, need maastikurobot ja mikroskoop on õues kasutamiseks, siis kindlasti, kellel on Sphero robot, saab õues kasutada. Ütleme, et Dash ja Beebot, Blueboti väga ei soovita vist, et need rataste vahele läheb igasugune puru. Et siis see sõit ei pruugi enam nii selge olla või sirge olla. Ja kindlasti, kellel on need käsimikroskoobid, et neid ka kindlasti kasutada, et õues on ju erinevad raadiosaatjad, et neid saab õues kasutada. Ja kui juba on robootikalaine, siis võib-olla paljudel juba on lasteaias, on see, minule väga endale meeldib ja lastele ka, on Sphero see indie-robot, et selline väike auto. Et ta oli ka suht sükene hea hinnaklassiga, 100 ja natuke peale, et isegi mingid kampaaniad olid, et siis ta, ma ei tea, kas oli -40%. Jah, et hästi äge robot, väike, saab jälle samamoodi kasutada ka nutiseadmest juhtida ja robot, mis siis tunneb ära värve ja saab talle siis programmi kirjutada või sellist liikumist erinevate värvikaartide abil, et mis on siin komplektis olemas ja erinevad kleepsud, et isikupärastada, et see on ka üks selline väga äge robot, mida tasub siis endale lasteaeda soetada, kui on võimalus ja huvi. Ja lastele ka väga-väga meeldib, et mina olen koolieelikutega teinud, et täitsa anda see karp ette ja nad ise, kui sa ütled, et roheline on alguskaart ja punane on lõpukaart, et nad saavad ise parem, vasak, kõik saavad selgeks, et hästi äge. Selline värvidega ehitad siis nii-öelda raja. Et igal värvikaardil on oma tähendus ja siis see robot siis teeb nii, nagu värvikaart tal ütleb. Soovitaks ka, jah. Nii. Aga kui ei ole küsimusi, siis meie poolt on kõik. Ja võite alati ka siis homsel veebikoolitusel jälle osaleda, et oleme jälle olemas siin ka homme. Ja kui kellelgi on mingi küsimus, et nüüd ta võtab roboti ja on küsimusi, et siis võib meile saata, et me saame homseks võib-olla siis vastuse mõnele küsimusele, et me saame ka mõelda ja tegutseda. Ja suur aitäh teile. Aitäh teile. Nägemist.